Olen meeskonnast The Basket. Me loome mobiilirakendust iseteenindamiseks toidupoes. Istuks sinna keskele. Veel natuke vasaku poole. Vasakule? Jah, kahe tooli vahel. Nüüd liiga palju läks. Nii. 30 sekundit teie päralt. The Basket on telefonirakendus iseteenindamiseks poes. Erinevalt teistest iseteeninduslahendustest kasutab meie lahenduse puhul poe külastaja kogu ostuprotsessi jooksul oma telefoni, sealhulgas maksmisel. Tulemusena poe külastaja ei pea kunagi kassajärjekorras aega veetma ja jaemüüja säästab raha, sest ta ei pea ostma iseteenindusseadmeid. Selline asi on juba olemas, Selveris see töötab. Ma võtan telefoniga, laen alla, kõik midagi tegema ei pea, see kõik on juba toimib. Telefoniga lahendust ei ole. On, 2 päeva tagasi tuli välja. M-makse, M-tasku on selline lahendus, kus te saate maksta oma telefoniga. Meie lahenduse puhul... Ei, M-tasku ei saa mitte ainult maksta, vaid saab ka kõik asjad ära ajada seal kuidagi. Okei, mina ei ole kursis, et M-tasku sellega suudab hakkama saada, et mina just katsetasin eelmine nädal. Mis see teistmoodi teil on? Meie puhul on niimoodi, et inimene läheb poodi, võtab oma telefoni, skannib asjad poes. Telefoni kaudu? Jah, telefoni kaudu, nagu näiteks Selveris või kaubamajas puldiga, aga antud juhul siis meie puhul telefoniga, skannib asjad, paneb endale kotti ja väljudes maksab telefoni sees, vajutab nuppu, maksa ja ongi makstud, nagu Taxify või Uberi sõidu eest, et lihtsalt on juba makstud siis, kui ta juba välja läheb. Mis selle kitsaskohad on, miks te seda juba tööle pole pannud? Sest me alustasime eelmise aasta teises pooles, me tegime selle asja valmis, vähemalt nii palju, et seda näidata teistele, peame läbirääkimisi praegu, me oleme leidnud 2 esimest jaemüüjat, kes on nõus seda asja integreerima enda juurde ja alustasime integratsiooniga. Kes on huvitatud? Me leppisime kokku, et ühega nendest me nime ei maini, et nad on pood, kus on 8 poodi, kett, ja neil eelmine aasta oli käive 20 miljonit ja teine pood on, mida me võime mainida, on üks väiksem selline Tartu ökopood Valete. Kas suured ketid on sellest huvitatud, kui nad on oma süsteemid kõik erinevad välja töötanud ja sinna väga palju raha investeerinud? Kui palju me oleme praegu tagasisidet saanud, me oleme suhelnud kõikide Eesti suurimate jaemüüjatega, siis päris mitmed on tõesti sellest huvitatud. Esiteks on küll raha alla pandud, kuid kindlasti ei ole kõikides poodides kaetud. Et näiteks mul kodu juures on Selver ja Maxima ja kummaski ei ole mitte ühtegi iseteeninduslahendust. Et Eestis on piisavalt palju poode, kus ei olegi lahendusi veel. Ja meie puhul sinna ei olegi vaja juurde osta asju. Et sinna, kus on juba ostetud, on okei. Et kui nad on sellega rahul, siis nad kasutavad neid, aga on piisavalt palju poode, kus ei olegi mitte midagi. Kui turvaline see süsteem on, kui ma olen väga osav häkkimismaailmas, võib-olla ma teen sellise süsteemi, et ostan kallid asju, aga hind on 7 korda väiksem tegelikult? Sellist asja me ei näe ette, et on võimalik, et esiteks me krüpteerime kogu datat, et kõik liiklus, mis käib, mina isiklikult töötasin enne Fortumus, mis tegeleb mobiilimaksetega ja olin integratsioonide meeskonnas ning integreerisin mitmeid lahendusi. Ma suhteliselt hästi tean, et kuidas teha turvaliselt häid süsteeme maksete jaoks. Kes sellest tasub, kes selle teie toote lõpuks kinni maksab? Praegune ärimudel on selline, kus meie teenime vahendustasu ostukorvilt jaemüüja käest ja selle maksab jaemüüja. Kauplejale, et siis ostjal läheb kõik kallimaks? Ei pruugi minna, et pigem on see võib-olla kaupleja kasumi marginalist läheb, aga see on vastutasuks sellele, et ta ei pea ostma selle iseteeninduskomplekti, mis maksab 50 kuni 150 000, ta ei pea seda tegema, aga ta maksab meile natukene selle eest. Miks teil ajuvähi raha vaja on? Miks te seda valmis ei tee ja lihtsalt maha ei müü ja teenima ei hakka? Me ei olegi siin otseselt auhinnafondi pärast, me oleme siin, et lihtsalt võistelda, aga me teemegi, me liigume, me teeme ka ajuvähist sõltumata, me liigume edasi, me toimetame integratsioonide kallal. Sellel nädalal oligi esimene selline Kickstarter koosolek meil, kus me alustasime integratsiooniga. Mis siis on, kas telefoni tuleb siis selline skänner, et ma oskan mul triipkoodi lugeda? Jah, telefoni kaamera on täiesti suuteline seda tegema. Lihtsalt meie programmeerime teda niimoodi, et ta loeks triipkoodi, mitte ei pildistaks lihtsalt pilti. Aitäh! Tänan!